Ei pane uut ei võta lapsi, keerame rohkem Stsenaarium näeb ette seda, et Tartu linn on saanud õhuhäire, mis tähendab seda, et arstiabi peab andma varjetingimustes. Ja praegu me olemegi siin Tartu Ülikooli kliinikumi keldris. Kuidas aga jätkata tavapärast arstiabi andmist olukorras, kus linnas on toimunud ka mitu masskannatanutega õnnetust, just seda siin praegu õpitakse. Stsenaariumi järgi on meil riigis raskenenud julgeolekuolukord, meid ähvardavad raketirünnakud, mis tõttu haigla on ette valmistunud selleks ja kolinud patsiendid õhuhäire alguses juba siia maa-alustesse korpustesse. Ja lisaks sellele on siis linna peal toimunud ka mitu sündmust, kust me ootame ligikaudu 40 kannatanut üsna lühikese aja jooksul. Ja need on kõik rasked traumapatsiendid. Praegu käiks linna pommitamine, siis siin oleks selline turvaline koht ja arstiabi andmine oleks nagu garanteeritud. Jah, siin oleks praegu turvaline koht, et selle pinna on üle hinnanud ka Kaitseväe pioneeripataljon ja öelnud, et jah, et siin on sellisel olukorral nagu turvaline olla. Sellisteks olukordadeks valmis olemiseks on kliinikumi töötajad läbinud nii traumapatsientide koolituse, suurõnnetuste lahendamise koolituse kui ka tiraaži koolituse. Siin on siis konkreetselt patsient, kellel on katastroofiline verejooks, mis on skutiga peatatud ja hetkel siis kirurgid otsustavad, et kui ruttu nad teda lõikama peavad, kas opituba on vaba, kas neil on ressurssi, sest et tegemist on suurõnnetusega ja me natukene tavapärasest režiimist teistmoodi peame töötama. Ja siin juba öeldi, et kõigepealt patsiendi elu ja siis jäse, ehk siis, et see kõik võib lõppeda ka lihtsalt jäsema amputatsiooniga selleks, et see rekonstruktiivne kirurgia võib olla liiga pikk, et mõni teine siis kannatab seda. Mass kannatamise situatsioonis elustamine jääb ära. Patsient 17, surmaaeg on, kell on? On juba 10:08. Võib juhtuda, et mass kannatanutega situatsioonis ei elustada patsienti, sellepärast et prioriteet on päästa neid, keda aidata saab. Üks nooremaid vabatahtlikke, kes õppusel osales, oli Meribel, kes mängis autoõnnetuses viga saanud patsienti. Mulle pigem meeldis, see pole väga keeruline, aga mõnikord tuleb naeratus silma. Oled sa mõne arsti laps või? Ma olen õelaps. Ma olen Egle-Lombi laps. Vaatan, sa võtad kõike nii rahulikult. See on sinu jaoks tavapärane keskkond, jah? Olgu. Ma olen kõike näinud, nii et jah, tavaline. Kriisiõppus toimus uue lastekliinikumi alumise parkla 2 korrusel. Umbes 2 aastat tagasi, kui see hoone hakkas valmis saama ja Ukrainas käis sõda, võttis kliinikumi juhatus vastu otsuse, et sellisteks olukordadeks peame ka meie valmis olema. Ja me lõime siis juba siin ravitöö tegemiseks sellise esmaselt vajalikud kommunikatsioonid ehk elektriga natukese maa tagant, suru, kapnik. Need on põhilised asjad, mida on vaja nii meditsiiniseadmete käivitamiseks kui ka patsientide raviks. Ootamatud olukorrad nõuavad kogu haigla väga head valmisolekut ja operatiivset tegutsemist. Samuti kiirete otsuste tegemist patsientide ravi osas. Hommikul 7:30 kogunedes oli personali silmadest näha, et nad saavad sellega hakkama ja entusiasm püsib ja töö käib nagu täie hooga.